Hilinenud hommikusöök. Hommik oli pime ja sombune. Tuul sasis raagus puuoksi ning siis hakkas veel kõigele lisaks sadama lumelobjakat. Üks tihane käis mööda aknaplekki edasi ja tagasi. Aeg-ajalt ta peatus, kõõritas pead küljele kallutades aknasse, häälitses nõutult ning jätkas siis oma teekonda, ikka edasi ja tagasi. Siis lendas kohale varblane ja küsis. Mis? Kas puhvet ei olegi veel avatud? Tihane raputas nukralt pead. Eile oli siin päris pidulaud kaetud, meenutas varblane. Leidus nii pekki kui ka päevalille seemneid. Siin rippus ka üks jumalik rasvapall. Tihane neelatas valjult. Selline suur ja isu äratav. Mõnda aega nad vaikisid. Vaid tühi toidumaja kolksus tasatuules. See oli maailma kõige üksildasem ja nukram heli. Kuule, koputa nokaga aknale, võttis varblane jälle jutu otsa üles. Järsku nad ei teagi, et me siin oleme. Või on neil äratuskell rikkis? Ega ma mingi rähn ei ole. Tihane saputas pahaselt tiibu. Ja üldse, kui sina, varblutt, ei oska viisakalt käituda ja veidi aega toidusabas oodata, siis hakka parem rändlinnuks ning lenda lõunamaale. Mul on hoopis parem plaan, säutsus varblane. Värvin oma halli kuue kirjuks ja lähen tsirkusesse papagoiks. Sa ei oska ju lauldagi, arvas tihane. Aga varblane otsustas siiski järele proovida. Ta keksis lähemale, ajas tiivad laiali, et ägedam oleks ja jorutas. Tuule suund on nord, anna ette söögikord. Sel pidulikul hetkel lendas kohale Leevike. Varblane hüüdis. Leevike, koputa kohe aknale. Tead, neil on seal äratuskell rikkis. Aga sellest ta ilmselt siiski eksis, sest korraga läks toas tuli põlema. Linnud lendasid eemale, võtsid puuokstel istet ning jäid ootama, mis edasi saab. Viivu aja pärast tehti aken lahti ja unise moega tüdrukuke küünitas end toidumaja kohale. Kas ta rasvapalli ikka paneb, oli tihane kärsitu. Kas paneb? Oi, ma lihtsalt ei suuda. Ma minestan. Rasvapall on menüüs olemas, kandis varblane ette. Ja seemned ning pähklid nii samuti. Siis ootasid nad, kuni aken sulgus ja tuli toast kustutati. Jätku leivale, härrased, lausus Leevike kombekalt. Kõik kolm lendasid toidumajja ning alustasid hommikusööki. Kardina taga aga jälgis neid üksi silmi väike tüdruk. Tore oli vaadata, kuidas sulelised omavahel toidulauda jagasid. Ta katsus olla hästi tasa ja mitte liigutada, et külalised end ikka mugavalt tunneksid. Ei meeldi ju kellelegi, kui tema söömist ammulisui pealt vaadatakse. Selline asi ei ole lihtsalt viisakas.